Uue rakenduse loomiseks logime Scratchis sisse ja vajutame loo. Paneme projektile nime. Kassike Kraps. Esialgu on laval kass, kassil on 2 kostüümi. Kostüüm 1 ja kostüüm 2. Ja heli. Scratchis tegelased ja muud objektid on spraidid. Kassi spraidi nimi on praegu Sprite 1. Spraidi nime muutmiseks tuleb klõpsata i-tähega nuppu. Paneme spraidile nimeks Kraps. Praegu on näha, et kass asub ekraani keskel X0, Y0. Tema suund on 90 kraadi ja ta saab pöörata igas suunas. Teeme rakenduse, kus Kraps hakkab liikuma ühest otsast teise, edasi-tagasi. Avame skriptid ja liikumise käskude alt valime liigu 10 punkti. Klõpsame sellel käsul. Ja kass liigub 10 punkti. Klõpsame uuesti ja kass liigub uuesti 10 punkti. Parema liikumisefekti saavutame kostüümide vahetuse abil. Välimuse käskude alt valime käsu järgmine kostüüm. Klõpsame. Kass liigub 10 punkti ja võtab järgmise kostüümi. Liigub 10 punkti, võtab järgmise kostüümi. Kostüümi vahetus tähendab seda, et kui praegu on kostüüm 2, siis järgmine on kostüüm 1 ja kui praegu on kostüüm 1, siis järgmine on kostüüm 2, sest rohkem kostüüme meil siin ei ole. Kass peaks liikuma mitu korda. Juhtimise käskude alt lohistame siia käsu korda 10 korda ja lohistame nii, et need eelmised käsud jäävad selle sisse. Klõpsan. Ja kass kordab 10 korda. Tegevust liigu 10 punkti, järgmine kostüüm. Seda arvu 10 võib siin muuta. Ja katsetame veel kord. Tundub, et kass liigub liiga kiiresti. Et kass liiguks aeglasemalt, lohistame siia käsu, oota 1 sekund. Ja katsetame uuesti. Tundub, et 1 sekund on liiga aeglane. Siin võib kasutada ka komakarve, aga koma asemel tuleb selles programmis trükkida punkt, näiteks 0.1. Ja katsetame. Nüüd on hea. Võime kasutada ka käsku korda lõputult. Viskame korda 10 korda ära ja katsetame. Liigub 10 punkti, järgmine kostüüm, oota 0,1 sekundit, toimub nüüd lõputult. Praegu on selline tunne, et kass jääb justkui ääre külge kinni. Et seda ei juhtuks, lohistame liikumise käsu, kui äärel põrka. Liigu 10 punkti, järgmine kostüüm, oota 0,1 sekundit ja kui äär põrka. Kui ei ole äärt, siis ei põrka. Ja kass hakkab liikuma vastupidises suunas. Et kass ei liiguks tagasi jalad ülespoole, määrame pööramise stiiliks vasakule paremale. Ja nüüd liigub kass ilusti, jalad on kogu aeg allpool. Skripte on mugavam käivitada rohelisel lipul klõpsates, et me saaks siia vajutada. Siis valime käsu, kui klõpsatakse rohelisel lipul. Ja kui me nüüd vajutame rohelisel lipul
siis see skript hakkab tööle. Kass liigub ja kui me tahame rakenduse töö peatada, vajutame seda punast nuppu.